Tšau, kallid kuutarokad, tahan kindlasti tänada peregrupi liikmeid, et nad tahavad vaadata ka iga teisipäevaseid pikemad suhted armastusvideosid ja toetavad sellega kanalit. Muidugi tänan ka kõiki, kes vajutavad videole pöidlanuppu ja vaatame, mida see novembri algus siis toob kõigile 12 tähtkujule. Tšau kõikidele jääradele ja vaatame siis üle, mis siin novembri algus teile toob. Muidugi tahan öelda, et siin kaarte segades lendas pakist välja müntide 8. Müntide 8 on hästi nagu aeglane kaart, et see võib tähendada mingit aeglast liikumist, aga samas see on nagu siuke arengute kaart, millegi üles ehitamine või iseenda üles töötamine. Et siin jäärad võib siis tulla justkui siuke natukene aeglasem november, aga hästi produktiivne samas. Ja vaatame siis üldplaanis, mis siin on jäärale tulekul. Mis on siin jäärale tulekul novembri alguses? Novembri algus jäärale ja midagi siit selle peale nagu tuli, puistas, okei, teise andis juurde ja väga hea. Muidugi nüüd teise kaardina viskas näo ülespidi kohtukaart ja kohtukaart on siis justkui siuke tegelike tõdede kaart ja avastuste tegemine. Aga see on just ennekõike siis suured eneseavastused, ehk siis spirituaalse ärkamise energia võib tähendada ka mingite mineviku hirmude nagu vabastamist või mingi negatiivse energia nagu lahti laskmist. Et see kaart võibki öelda, et tänu mingile selgusele või mingile avastusele, ma ei tea siis, kas see on see, et kas te avastate endas mingid võimed või justkui mingi siukse hästi hea taju inimeste osas või midagi aitab teil nagu justkui vabastada midagi negatiivset, aga see võib olla teie enda mingi nii-öelda positiivne eneseareng, mulle tundub. Jäärad, eriti kuna teil oli see müntide 8 ka seal enne lugemist tuli. Nüüd muidugi teise kaardina võtan siit välja karikate 5 ja karikate 5 on segaste tunnete ja emotsioonide nagu kaart. Ja karikate 5 räägib hästi tugevalt minevikust kinni hoidmisest. Et ma ei tea, jäärad, kas see on nüüd teie enda energia või on see kellegi teise energia. Hetkel pigem arvan, et see on teie energia, sest ees on kohtukaart. Ja väga võimalik, et see kohtukaart tahabki öelda, et jäärad, teil on endal vaja lahti lasta mingist negatiivsest kogemusest, sündmusest, inimesest ja ilmselt see on teie minevikust. Ja negatiivsed emotsioonid kindlasti selle karikatega, aga romantika ka. Et ma ei tea, mis seal minevikus täpselt juhtus, aga tegelikult oleks vaja lasta lahti, pöörata ümber ja liikuda uues suunas edasi. Sest karikate 5 alati ütleb, et uues suunas ootavad uued võimalused ja valikud ja see on siis nagu mitmuses. Ja no nii, täpselt selle peale kolmanda kaardina välja anda järjekordne suur arkaan siin jäärale ja on see siis õigluse kaart, et peale kohus tuleb õiglus. Et siuke väga huvitav ja väga aus kooslus siis, et aus on täpselt see õige sõna, sellepärast et õigluse kaart siis ütlebki nagu seda, et universum paneb paika, et nagu ausus ja õiglus võidaks siis, et kui oli siin minevikus mingi negatiivne sündmus, kogemus, inimene, suhe, side, mis iganes, mingi negatiivne emotsioon mingi olukorraga, siis tegelikult õigluse kaart ütleb, et kui te jäite nagu mingis olukorras justkui kannatanuks, siis te tulete nagu lõppkokkuvõttes sellest olukorrast välja nagu võitjana. Et igal juhul see õigluse kaart võib siin tähendada ka teile mingeid positiivseid uudiseid. Ja võib-olla siin ongi, ma ei tea, mulle tundub, et kuna see kohtukaart on ees, on see, et ennem peaks tulema selgus ja siis mingid positiivsed uudised. Aga võib siin olla ka nagu vastupidi, et tulebki mingi positiivne uudis ja tänu sellele mingi selgus ja läbi selle siis on võimalik siin vabastada seda energiat. 100% kindel ei saa olla, et see karikate 5 energia võib olla kellegi teise energia, mingi inimene teie minevikust. Keegi võib siin nagu kahetseda mingit mineviku olukorda. Aga vaatame, mis siin lõpetuseks tuleb jäärale kuutaro pakist. Mis tuleb siit kuutaro pakist veel jäärale? Ja tundub, et jäär ei taha täna väga hästi nagu neid kaarte anda, samas saite selle müntide 8 siukse pooliku, eks ju ka lisaks. Aga you are good enough, ehk siis oled piisavalt hea ja tegelikult see võib siin nüüd peegelduda nagu teistmoodi, et võis siin olla siis karikate 5-ga minevikus siuke mingi sidesuhe või mingi olukord, kus siis justkui võib-olla teine inimene pani teid ennast nagu alla hindama ja teil ongi vaja nüüd negatiivsest emotsioonist nagu lahti lasta, ennast uuesti üles leida kohtukaardiga, mis tähendab spirituaalset ärkamist ja läbi selle te saate nagu vabastada selle negatiivse energia, et tegelikult te olete ennast alla hinnanud, mulle tundub. Jäärad, hinnake ennast rohkem, see oli teie lugemine, kui meeldis, visake pöidlanuppu ning kohtume varsti taas. Nii, tegelikult peaks nüüd selle koha siin Senni jaoks sisse panema, näitan siia ära ka maagia
müntide rüütel tulid kaartide segamisel teil pakist välja, sennid tšau-tšau on ju. Alustame teistmoodi seda videot, aga maagikaart ja müntide rüütel lõid siis selle täringu mul siit maha ja need kristallid siin segamini. Et mingi päris huvitav tugev energia võib siin sõnnidel olla, midagi seoses võib-olla mingi austajaga. Ma ei tea, siuke tunne nagu keegi üritaks teie peal mingit siukest nagu romantikamaagiat kasutada või midagi sellist. No samas müntide rüütel on aeglane rüütel, mis tähendab aeglast liikumist, aga kindlat arengut. Aga põhimõtteliselt maagikaart ütleb, et kui ise endasse usute, tegutsete, suhtlete ja manifesteerite, siis on kõik teie jaoks võimalik. Nii et sõnnid kindlasti manifesteerige rohkem. Algul mõtlesin, et ei näita seda üldse, kuidas need kaardid tulid, et alustan nii nagu tavaliselt lugemist alustan, aga siis mõtlesin pärast, et just Jääral oli sama asi ja ma Jääral ei teinud seda, ei näidanud kaarti, et siis pärast keegi mõtleb, et raudselt ütleb niisama vaata põnevuse pärast, et tulid mingid kaardid, tegelikult ei tulnud, et näitasin seda ka ja noh, muidugi siin päris huvitav, et lõin need kõik asjad sassi siin ja mis on siin sõnni juures tulekul, tundub, et siin on mingid tugevad energiad ja juba nagu lauale tulev kaart ka huvitav, siin mingi hääl saab ka ära minna, mingi naljakas lugemine on täna, tundub tulevat sennid. Vaadake kindlasti teisi tähtkujusid ka, enda tõusumärki ja kuumärki. Aga esimese kaardina väljas kohe maailmakaart. Suure arkaani kõige viimane kaart. No, suur arkaan tähendab kindlasti juba mingit siukest suurt muutust või mingit suurt energiat või jõudu. Maailmakaart, ta võib olla reisimise, kolimise, mingi asukoha muutmise kaart, eks ju. Asukoha muutmine võib tähendada ka lihtsalt mingi teise linna külastamist või midagi sellist, eks ju, mingi road tripi nii-öelda. Aga läbi mingite muutuste võivad tulla siin mingid suured arengud ja mingi võidukus. Et see maailmakaart on hästi siuke hea nagu positiivse energia, tähendab kindlasti mingeid uusi võimalusi, uusi valikuid ja uusi inimesi ja samas siis ka mingit nagu edukust nendes olukordades. Ja maailmakaart, kuna ta on suure arkaani kõige viimane kaart, siis ta nagu justkui lõpetab ära mingid vanad tsüklid, et siuke mingi hästi võimas mingite vanade tsüklite nagu lõpp peaks siin sennide jaoks toimuma. Ja see võib tõesti olla seotud ka mingi austajaga, et need kaardid, mis seal maagia ja müntide rüütel on ju, sest teise kaardina on siin sennide jaoks väljas keisrinna kaart ja 2 suurt arkaani nüüd järjest. Keisrinna kaart on siis nüüd 100% naisterahva energiakaart. Naisterahvast teil on kindlasti endal saavutada siin siuke võimekas energia. See on isegi natuke siuke tuntuse või kuulsuse energiat. Ma ei tea siin, millega te täpselt tegelete, aga kellegil on siin nagu meeletu potentsiaal nagu saavutada midagi. Muidugi, kuna see on hästi emalik energia, siis see võib tähendada rasedust. Ja muidugi võib ka tähendada nagu teie enda ema, et võib-olla siin emaga mingid kokkupuuted, eks ju, aga pigem kui maailmakaart on siin ees, siis tundub, et võite ema külastada ja on mingi hästi positiivne külastus või midagi siukest. Aga meesterahvaste puhul võib see näidata siukest viljakat austajat partnerit, aga võimekat nagu, et see on siuke hästi tugev naisenergiakaart. Kellegi jaoks võib ta tähendada ka mingit võimekat naisülemust. Aga nagu ma ütlen, siis tõesti naistel on endal võimalik siin see võimekas energia saavutada ja meeste jaoks pigem on see siuke austaja partneri kaart. Ja osadele võib see tähendada emaga mingeid suhteid, sidemeid, mis jällegi tunduvad ikkagi olevat positiivsed, sellepärast et 3. kaardina on siin sõnnide jaoks välja anda karikate 3. Ja karikate 3 on siuke sõprussidemete kaart, ta räägib pidustustest, tähistamistest. Siin võib mingi baby shower või mingi beebipidu olla kellegil, et veits siuke nagu energia on, et hästi külluslik. Samas muidugi karikate 3 on selles mõttes ka hästi huvitav, et karikate 3 võib tähendada seda, et mingite pidustuste või tähistamiste käigus te võite siis tutvuda mingite uute ja huvitavate inimestega ja see keisrinna võib samamoodi olla seal nagu energias, et te võite tutvuda mingi väga siukse küllusliku, viljaka, ma ei tea, rikka inimesega, midagi siukest, keegi võib teile mingit head nõu ka anda või igal juhul karikate 3-ga on võimalik siis luua mingeid uusi nagu sidemeid ja nad ei pea alati olema romantilised, sest see on väga hea sõprussidemete nagu kaart, et võivad siin tekkida ka mingid head sõprussidemed hoopis senniluued. Ja vaatame, mis siin lõpetuseks tuleb sennile veel Kuutaro pakist. Muidugi ei tasu ära unustada seda austaja energiat selle müntide rüütliga, eks ju. Ja tuleb siit lõpukaardina
A personal issue reaches solution ehk siis mingi isiklik mure või mingi probleem või mingi küsimus saab mingi lahenduse või vastuse siis nii-öelda. Et ma ei tea, kui te olete hetkel seni mingite teatud asjade pärast mures, siis ei maksa vähemalt selle pärast liigselt muretseda, et ei tea nagu või et te olete mingis teadmatuses, sest tegelikult see nagu kaart ütleb, et peaks nagu õige pea tulema selles olukorras teile vastus. Et ükskõik mis see siin teie jaoks on, ülemine rida on väga siuke nagu positiivne. 2 suurt arkaani kindlasti ootaks hästi positiivseid muutusi, ennekõike kindlasti naistele, sest on see keisri rinnaväljas, aga meestel on ka siin võimalused olemas. Sennid, see oli siis selleks korraks teie lugemine, visake pöidlanuppu, kui meeldis ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele kaksikutele, nüüd uskumatu 3. tähtkuju järjest, teile ma jälle näitama ei hakka, kuna see kaart ronis sinna pakki tagasi. Sennil muidugi oli just eriti huvitav algus, jätan selle ka Sennil sinna algusesse sisse, võite vaadata, seal kaardid lõid neid asju seal maha. Aga kaksikutel hüppas siin segamise ajal pakist korraks välja sauade 10. Ja 10 on kõik siis siuksed nagu tsüklikaardid ja tähendavad vana tsükli lõppu ja uue tsükli algust. Muidugi sauade 10 on raskete koormate kandmiste kaart ja siuke nagu liigsed mured või kohustused ja mulle tundub, et siin kaksikute jaoks võib alata mingi uus murevabam tsükkel, kus te peate nagu aktiivne, loov ja kirglik olema ja tegutsema, aga samas tundub, et teil kaovad ära mingid mured või mingid takistused. Vaatame, mis siit üldplaanis tuleb novembri alguseks kaksikutele. Mis siit on tulemas kaksikutele? No nii, hästi, ja nüüd viskas. Ja esimese kaardina muidugi oli kohe siin uhkelt väljas siis õigluse kaart. Ja õigluse kaart võib siis tähendada teie jaoks mingit positiivset tulemust või positiivset uudist. See on siuke kaart, mis ütleb, et universum paneb paika, et ausus ja õiglus võidaks. Et kui te ise olete aus ja õiglane ennekõike iseendaga ja teistega, siis on universum teie vastu aus. Ja see kaart võib ka nagu tähendada seda, et kui te jäite siin mingis mineviku olukorras, ükskõik mis olukord see on, kui te jäite nagu justkui mingis olukorras kannatanuks, siis tegelikult see kaart ütleb, et lõppkokkuvõttes teie olete sellest olukorrast välja nagu võitjana. Et siuke hästi positiivne nagu universumi aus muutuse energia siis. Muidugi teise kaardina oli siin üleval kohe väljas müntide rüütel ja just müntide rüütel oli see kaart, mis seal eelmises tähtkujus sennidel mingit pulli tegi. Võib-olla olete kaksikud teie ka mingid moodi sennidega seotud või on teil endal mingi kuu või tõusumärk sennis, eks ju. Et noh, meil siin see täiskuu või uuskuu, ma ei tea, kumb nüüd läheneb, täiskuu vist ikka on seal mingi 5. või 7. Et läheneb ja võib-olla on siin teil mingit sükest energiat, samas müntide rüüteld on nüüd kõige aeglasem rüütlikaart, eks ju. Et võib tähendada, et mingid olukorrad teie jaoks liiguvad teie jaoks aeglaselt. Et võib-olla sooviksite nagu, et kiiremini liiguks, samas müntide rüütel on kõige töökam ja kõige viljakam rüütel, ehk see kaart tähendab igal juhul nagu arenguid, lihtsalt on aeglaste arengute kaart. Muidugi rüütlid on ka austaja kaardid, eks ju, et võib tähendada, et mingil austajal justkui võtab aega, et teieni jõuda. Kui teil on olemas austaja, võibki tähendada seda, et mingid asjad hetkel arenevad aeglaselt. Samas muidugi austajate pool see müntide energia, see küllus ja viljakus on ka raseduse energia, et siin võimalusi ja potentsiaali nagu peaks olema. Ja kolmanda kaardina on siin kaksikutele tulemas välja karikate emand. Nüüd karikate emand on kõige spirituaalsem emanda kaart. Et see on kindlasti hästi intuitiivne ja empaatiavõimeline inimene, kindlasti ka hästi nii-öelda siuke emotsionaalne ja see on ka tingimusteta armastuse kaart, et siuke emalik hooliv energia. Kui te tunnete ennast selles energias ära, siis see on teie energia. Kui ei tunne kedagi ära, siis võite alles saavutada selle energia või siis võib see olla justkui mingi inimene, kes teie ellu tekib. Naisenergia muidugi 100% alati ei pea tähendama naisterahvast, kuigi karikate puhul, kuna see on spirituaalnaisenergia, siis mulle tundub, et see on ikkagi naisterahva energia, et meeste jaoks võib see tähendada siis mingit sükest spirituaalset austajat või mingit empaatiavõimelist ja intuitiivset austajat. Aga naistel kindlasti on võimalik siis endal see energia saavutada, kui te veel ei ole saavutanud. Muidugi ei ole siin ka välistatud, et tegemist on mingi lähedase isikuga. Keegi võib teile siin mingit nõu anda või emotsioonid muidugi karikatega, aga see spirituaalenergia just on nagu hästi hea. Vaatame, mis siin lõpetuseks tuleb kaksikutele kuutaro pakist, sest mul praegu tuli just üks mõte, et nagu ma ütlesin, emandad ei pea alati tähendama nagu naisterahvast ja kui ma praegu hakkasin mõtlema selle, ma ütlesin, et keegi võib anda teile mingit head nõu.
siis ma hakkasin mõtlema just selle peale, et mina teen teile seda lugemist, vaata, et mingi spirituaalenergia, teen siin mingi tarovärki, on ju. Kaksikutega mul on mingi sihuke teatud omamoodi suhe, sellepärast et mu enda tõusumärk on kaksik. Ehk siis minu kõige tugevam teine märk on kaksik ja võib-olla mina annan teile head nõu nagu. Ja võib-olla see hea nõu ongi see, et mitte lihtsalt nagu muretseda, et huvitav nagu hääl tahab ka ära minna, et alguses tuli välja see sauade nagu 10 ka, mis siis läks nagu pakki tagasi segamise käigus ja õigluse kaart nagu tahabki öelda, et see mingi raske tsükkel, et teil oli mingi raske tsükkel või midagi teil oli siin nagu keerulist minevikus ja ongi, et see aeg on nagu möödas ja tegelikult lõppkokkuvõttes see muutus või mulle tundub just et mingi muutus oli teil, et see muutus lõppkokkuvõttes on teile kasulik ja the answers you need are coming ehk siis vastused sinu küsimustele on tulekul või küsimustele ja võib-olla täpselt seesama ongi see küsimus, millele te vastust otsite, et kas see muutus või võib-olla te hiljuti tegite läbi mingi nagu muutuse ja kas see muutus oli teile kasulik või oli seda tarvis, siis mina võib-olla siin olengi see isik, kes ütleb, et ilmselt seda oli teil tarvis, et see on mingi sihuke võib-olla kinnitus siis kaksikutele. Aga see oli siis selleks korraks teie lugemine, kui meeldis, visake pöidlanuppu ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele vähkidele siis ja väga huvitav siin juba mõtlesin, et kas vähkidele ei tule, et siin igal tähtkujul on tegelikult paki segades hüpanud mingid kaardid välja ja siis ma olen alguses seletanud, mis neile nagu välja tulid. Ja nüüd ajasin sassisin midagi ja läks ka meelest, kellele üldse pidin tegema seda ja tuli vähid samamoodi teile nagu segades tuli välja siis pakis sauade 4. Et mingi sihuke lisakaart, sauade 4 on sihuke, ta on kõige rohkem abieluliidu kaart, aga ta on liitude tähistamise kaart. Et mul on siin sihuke tunne, et vähid, kui te ise nagu tegutsete, olete aktiivne, loov ja liigute enda nagu justkui kire suunas, siis on teil võimalik luua siin mingeid väga tugevaid uusi sidemeid või suhteid. Et võivad olla nagu sõprussidemed, romantilised sidemed või töösidemed, et kõik võimalused on tegelikult olemas teil vähid. Ja vaatame siis üldplaanis, mis on siin vähile novembri algust toomas. Ja täpselt tuleb ka kinnitav kaart sellele sauade 4-le, sellepärast et esimese kaardina, no võtame selle viimase ära ka, vähkidele üks kaart veel siit pakist. Ilus ja tuleb see sama sauade 4 välja. Et noh, selles mõttes teil ei vedanud, et põhimõtteliselt te nagu lisakaarti ei saanud, aga esimesena oli siin kinnituseks kohe väljas ka siis see karikate 3 ja karikate 3 on väga hea sihuke nagu sõprussidemete kaart ja räägib enamasti pidustustest ja tähistamistest ja positiivsetest emotsioonidest. Et kindlasti tasub siin hoida ennast positiivsete sõprade suunas, samas on see selline kaart, mis ütleb, et pidustuste või tähistamiste käigus te võite tutvuda mingite uute huvitavate inimestega. Need võivad olla mingid romantilised nii-öelda uued väljavaated või siis ka mingid sõprussidemed või suhted. Ja noh, teise kaardina siis kohe tuligi välja uuesti see sauade 4, mis siin alguses oli, mille ma pakki tagasi panin. Aga noh, see lihtsalt tõestab seda teile, et on siin võimalik luua või võib-olla olete juba loonud, aga igal juhul see võib ka olla nagu see energia, et sauad, eks ju, sauad on aktiivsus, loovus, kirglikkus ja võib-olla te olete natukene koha peale seisma jäänud siin vähid ja peaksite nagu liikuma või tegutsema mingis suunas siis võib-olla, et luua neid positiivseid sidemeid ja suhteid, sest sauade 4-ga on võimalik kindlasti luua hästi võimsaid sidemeid ja suhteid ja ükskõik siis milliseid sõprussidemed, töösidemed, armastussidemed. Et väga hea sihuke suhete loomise energia on kohe sinna esimeses 2 kaardis olemas ja noh, muidugi hüppas siit pakis siis ka vähile välja sauade kuningas. Nüüd meesenergia kaart 100% alati ei pea tähendama meesterahvast, eks ju, et ka naisterahvastel on mingil määral natukene seda meesenergiat, aga võib ta kindlasti olla sihuke kütkestav, kirglik, austaja, partner, lähedane isik. Sauadega on siin hästi tugev seksuaalenergia, natukene tasub ettevaatlik olla, et kui inimesed tulevad teie suunas, siis mitte ainult selle füüsilise kontakti eesmärgiga, aga tegemist on hästi enesekindla ja enamasti on see ka sihuke nagu eduka inimese energia. Inimene, kes tegutseb enda eesmärkide nimel. Te võite kindlasti ise saavutada selle energia, kui te veel ei tunne ennast selles energias ära, siis see võib alles juhtuda ja kui te mitte kedagi selles energias ei tunne ära, siis see võib ka olla mingi uus inimene, kes alles teie ellu tekib ja kui te kedagi tunnete ära, siis ilmselt see on selle inimese energia, kes on siis teie, ma ei tea, austaja, partner või mingi lähedane isik. Aga võimekas sihuke meesenergia, hästi karismaatiline ja just see nagu enesekindlus, eks ju, ja tegutsemine on siuksed suured märgid.
vaatame, mis siin lõpetuseks tuleb vähilevel kuutaro pakist. Mis on tulemas vähilevel kuutaro pakist? Kas tuleb 2 kaarti? Ei, tuleb siiski 1 kaart, Prosperity Lies Ahead, ehk siis tundub, et mingid muudatused on teie poole nagu tulemas ja mingid uued võimalused või väljavaated ja ma arvan, et siin just see, et siin on väljas sauade 4 ja karikate 3 nagu korraga, et ma soovitaks võib-olla, et kui teid kutsutakse mingitele üritustele või pidudele või mingitele kogunemistele, et kui sisetunne muidugi ütleb, et see on mingi väga halb mõte või koht, kuhu minna, siis kindlasti ärge minge, aga pigem siin nagu kaardid viitavad sellele, et te võite siin tutvuda inimestega ja tõesti võivad need sidemed, suhted olla ükskõik millised, aga igal juhul teie jaoks nagu positiivsed, et kõik kaardid, mis lauale tulid, on positiivse energiaga. Vähid, see oli siis selleks korraks teie lugemine, kui meeldis, visake pöidle nuppu ja kohtume varsti taas. Tšau kõikidele tšau kõikidele lõvidele, sorry, ma pidin naerma hakkama, sest lõvi tähtkuju on ainuke või esimene tähtkuju täna, kes paki segamise ajal ei kukkunud välja pakist ühtegi kaarti. Teistele eelnevatele tähtkujudele on siin kaardid välja kukkunud. Ma olen natukene enne igat tähtkuju midagi seletav, mis need tähendavad. Aga nüüd enda päiksemärgile lõvile kahjuks ei suutnud seda kaarti siit kuidagi välja tõmmata. Aga lõvid, võib-olla see on positiivne märk teie jaoks, et teil on asjad enam-vähem selged. Et teil ei ole siin liigselt palju mingit mõistatamist. Ja vaatame, mis see novembri algus toob siin lõvidele, päris huvitav. See läks nüüd põnevaks, see läks väga põnevaks. Ja tuleb siit 1 kaart veel võtta lõvidele novembri alguseks. Ma ei tea, kas see kaart, võtame selle ära, sest ta niimoodi kahtlaselt siin mu käe vahele jäi ja ta läks tagurpidi ka. Et täpselt saan need kaardid niimoodi järjest siin lõvile võtta. Ja huvitav, see kaart ütleb, et karikate 8, mina küll ütlesin, et tundub, et kõik on teie jaoks selge. Ma loodan, et on, sellepärast, et karikate 8 on hästi huvitav kaart. Ta räägib mingi elu mõtte või mingi unistuse poole nagu liikumisest, aga ta räägib ka negatiivsetest emotsioonidest ja karikate 8 on justkui selline kaart, mis ütleb, et kui te soovite liikuda mingi tuleviku või mingi eesmärgi poole, siis te peate nagu midagi negatiivset jätma nagu minevikku. See võib olla mingi negatiivne emotsioon, hirm, halb harjumus, sõltuvus, negatiivne mõtteviis, võib ka olla toksiline side, suhe, inimene, eks ju. Ükskõik siis milline suhe või side, et see võib olla sõprusside, mingi tööolukord, armastusside, et võimalusi on palju, aga justkui nagu see kaart peaks ütlema seda, et te ise teate, mis see teie jaoks on, see negatiivne asi, mille te minevikku peaksite jätma. Lihtsalt te peate selle sammu nagu ära tegema. Nüüd teise kaardina on väljas teil müntide 3 ja müntide 3 selles mõttes on huvitav kaart, et ta igal juhul tähendab teie jaoks nagu arengut ja võib-olla ka mingite edasiste plaanide nagu tegemist, aga 3 on niisugune nagu mitmuse energia ja müntide 3 on eriti hea niisugune nagu töösuhete või sidemete kaart, aga ükskõik mis olukorras võib siis müntide 3 üritada teile nagu öelda, et üritage teiste inimestega teha nagu rohkem koostööd või et kui teil siiamaani see areng ei ole olnud nii kiire, kui te oleksite nagu soovinud, siis võiksite teha teiste inimestega mingit koostööd ja see võib kaasa tuua nagu kiirem arengu. Lõvidele siin võin ka nagu rääkida, et minu poole pöördus ka numbrikeele siis naisterahvas ja soovis teha nagu koos mingit ühist video või midagi, aga kuna meil on number 9 aasta ja ma olen ise numeroloogiaga väga hästi nagu kursis, siis pigem ma arvan, number 9 aasta ei ole hea sihukeste nagu koostööde, uute koostööde alustamine, sest number 9 on pigem sihuke nagu vanade asjade lõpetamine ja hüvasti jätmine mingite asjadega ja võib-olla sellepärast siin lõvid on ka teil ikkagi see energia, et te peate midagi jätma maha siia aastasse ja uuel aastal siis alustama nagu justkui koostöö valmimalt, et ükskõik mis olukorrad, et võib-olla mõnikord on see ka see, et küsige abi teistelt. Et kui te olete ise mingis keerulises olukorras või mingist asjast ei saa aru, siis küsige lihtsalt abi kellegilt teiselt ja tegelikult inimesed tahavad teisi aidata nagu. Muidugi kolmanda kaardina on siin lõvidele väljas karikate emand.
nüüd karikate emand on hästi tugeva spirituaalse energiaga, tähendab ta empaatiavõimet ja intuitiivsust. See on ka siuke tingimusteta armastuse kaart, et hästi hooliv ja emalik energia ja tegemist on hästi emotsionaalse inimesega. Kui te tunnete ennast selles energias ära, on see teie energia, muidugi võite selle alles saavutada, kui hetkel veel ära ei tunne. Muidugi võib see olla ka mingi uus inimene teie tulevikust, mingi spirituaalne inimene, ilmselt siis võib teile siin mingit head nõu anda või mis iganes, eks ju, võimalusi on palju. Muidugi võib see paljude jaoks olla siuke austaja, partneri, lähedase isiku energiakaart, et kui te kedagi tunnete selles energias ära lõvid, siis ilmselt see on selle inimese energia. Ja võib-olla mingid koostööd siis selle inimesega võivad siin aidata mingit arengut nagu kiirendada, mul on siuke tunne. Aga igal juhul on tähtis siin see karikate 8-ga jätta see mingi, kõige rohkem karikad on nagu emotsiooni ja nagu romantika energiat, et siis võib-olla mingi negatiivne emotsioon siin mingi mineviku romantika olukorraga seoses, võib-olla tuleks jätta minevikku ja alustada mingit uut koostööd mingite siis teiste lähedaste isikutega, mis võib kaasa tuua arengut. Vaatame, mis siin Kuu taropakk veel Lõvile tahab öelda, natuke läheb siin võib-olla juba segaseks kellegi jaoks. Vähemalt ise saan aru, millest räägin, aga no nii, Lõvid ei saanud küll ühtegi lisakaart esimesest pakist, aga see-eest tuleb neil esimese tähtkujuna teisest kaardist 2 kaarti või teisest kaardipakist siis 2 kaarti. Ja päris huvitav, esimene kaart on adjustments are required, ehk siis on vaja teha mingeid väikseid nagu muudatusi enda olukorras ja see muudatuste tegemine võib täpselt olla see müntide 3, mis siis ütlebki seda, et kui soovite kiiremini areneda, on mõistlik teha teiste inimestega koostööd. Ja samas siis teine kaart, mis ütleb have faith in your dreams, ehk siis uskuge enda unistustesse ja kui teil on mingid suured unistused ja eesmärgid, samas karikate 8 ütleb, et keegi soovib siin liikuda mingi elu unistuse või eesmärgi poole, siis tegutsege selle nimel, nähke vaeva, tehke teiste inimestega võib-olla koostööd ja ongi see teie jaoks kõik võimalik. Lõvid, see oli siis teie lugemine, kindlasti visake pöidlanuppu, kui lugemine meeldis ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele neitsidele ning vaatame siis üle, mis on siin tulemas teil novembri alguses. Mis on tulemas neitsile novembri alguses? Ja 3 kaarti väljas, muidugi nüüd viimane kaart, mis siit välja kukkus, keeras kohe ennast kavalalt siin üles pidi. Ja neitsid, esimese kaardina on teile välja anda kuukaart. Ja on ka siin muidugi täiskuu meile lähenemas ja kuu energiat võivad teid siin lähitulevikus siis natukene rohkem mõjutada. Kuu kaart on natukene siuke 2 vahel olev kaart. Et väga võimalik, et teil on vaja siin võtta vastu mingi otsus või teha ära mingi valik. Samas natuke peab olema ettevaatlik, sest kuu kaart on ka siuke pettuste, valede, saladuste kaart. Et ärge laske ennast siin nagu ninapidi mingites olukordades vedada. Samas jälle on ta hästi tugev siuke nagu intuitsiooni kaart ja sisetunde usaldamise kaart. Et kui te siin mingis olukorras justkui sisetunne ütleb teile, et ma ei tea, kas midagi on väga hästi või midagi on väga halvasti, siis ilmselt see sisetunne räägib teile õiget juttu. Et tasub ise ennast nagu usaldada või uskuda. Nüüd teise kaardina, on neitsidel väljas siin karikate 8. Ja karikate 8 on mingit elu mõtete või unistuste poole liikumise kaart, aga ta räägib nagu sellest, et selle jaoks, et saaks liikuda sinna suunas, selle jaoks peab midagi negatiivset jääma siin nagu minevikku. See võib olla negatiivne emotsioon nende karikatega või mingi negatiivne või toksiline sidesuhe, romantiline, eks ju, aga samas ta võib ka olla mingi hirmukaart, halb harjumus, sõltuvus, negatiivne mõtteviis, et need on kõik võimalikud, aga kuna on karikate kaart, siis pigem ma arvan, et mingi negatiivne emotsioon, mingi mineviku olukorraga seoses, võib-olla mineviku romantilise suhtega seoses. Võis ka olla see, et hakkasite ennast nagu alla hindama, kuna inimene tegi teid maha või ma ei tea, midagi siukest. Et te peate selle nagu negatiivsuse lahti laskma, mulle tundub. Ja peale seda võib toimuda teil meeletu areng neitsid, sellepärast et 3. kaardina on teil väljas tähekaart. Tähekaart ehk siis staar ja staar tähendab siukest nagu kuulsuse või tuntuse energiat. Et ma ei tea, millega te täpselt siin neitsid tegelete, keegi võib ka saada millegiga nagu kuulsaks. Igal juhul on siin tõesti see meeletu potentsiaal ja see on ka siuke nagu universumi nagu kaitsekaart.
mis nagu ütleb, et justkui universum pooldab teie teekonda, annab teile juurde uusi võimalusi, uusi valikuid ja saadab teid ka nagu edukusega. Ehk siin te peaksite kindlasti siis nagu tegutsema. Et võib-olla seesama ongi see, et kuukaardiga te olete natukene kahe vahel, et kas jätta see mingi negatiivne olukord selja taha. Ma ei tea, mis siin üldse nagu mõelda on, aga jah, ma saan aru, olen ka ise olnud siukses olukorras, kus ma ei saa ise aru, kuidas olukord mulle nagu teeb hästi palju halba, aga ma püsin selles olukorras, eks ju. Et siin on vaja lihtsalt selgelt meelt ja võib-olla siis just nagu emotsioonid, et ei tohiks siin nagu emotsioonidega mõelda. Et karikad on hästi emotsionaalsed kaardid ja see karikate 8 ongi see, et te olete võib-olla emotsionaalselt liiga kinni mingis olukorras inimeses, milles iganes, aga tegelikult on vaja see nagu negatiivne energia sealt vabastada ja läbi selle toimuvad siin nagu arengud. Ja vaatame, mis siin lõpetuseks tuleb neitsidele Kuutaru pakist. Kuutaru pakist neitsidele suured arengud tähekaardiga ja tuleb siit Kuutaru pakist You are good enough. Täpselt nii ja võib täpselt olla siis see, et olete nagu tänu mineviku mingi olukorrale ennast hakanud nagu alla hindama, kuna keegi käitus teiega põhimõtteliselt halvasti, aga see, et keegi käitus teiega kunagi minevikus halvasti, see ei tähenda seda, et kõik järgnevad inimesed peaksid nagu sama tegema. Ja kui te ise mõtlete seda niimoodi, et kõik inimesed on halvad ja kõik teevad halba mulle, siis te kutsute just ligi neid inimesi, kes teevad teid nagu ohvriks. Aga kui te ise suhtute nagu positiivsemalt ja üritate näha ka inimestes head, siis tegelikult juba see positiivne mõtlemine toob teieni nagu palju positiivsemaid inimesi ja ei maksa ennast alla hinnata. Maailm näeb meid sellisena, nagu meie näeme ise ennast põhimõtteliselt. Et kui te nagu ennast hindate alla, siis see on jälle see energia, mida te ligi kutsute. Et rääkige alati enda kohta häid asju ja ei maksa ka kellegi teise kohta midagi halba öelda. Neitsid, see oli siis selleks korraks teie lugemine, kui meeldis, pange pöidlanuppu ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele kaaludele ning vaatame siis üle, mis on siin tulemas teile novembri alguses. Mis on tulemas siin novembri alguses kaaludele? Kaaludele novembri algus. Ja kõik kaardid välja tulid, aga tagurpidi. Ja väga huvitav kaalud. Esimese kaardina teile väljas kuukaart. Täpselt sama kaart, mis tuli esimesena välja ka neitsidele. Kaalud teil võib siin mingi kokkupuude olla neitsidega. Mingis mõttes peate natukene nagu ettevaatlik olema, sest kuukaart võib olla siuke pettuste, valede, saladuste kaart. Samas see on hästi tugev intuitsioonikaart, mis ütleb seda, et te peaksite rohkem usaldama enda sisetunnet, et kui mingis olukorras sisetunne ütleb teile, et asi on kahtlane, siis ilmselt asi on kahtlane. Muidugi kuukaart on natukene siuke nagu kahe vahel olek. Võib ka kellegi jaoks tähendada seda, et huvitav, miks me see hääl jälle nüüd tahab ära minna. Et võib tähendada, et on vaja võtta vastu mingi otsus või teha ära mingi valik. Olge ettevaatlik selle valiku tegemises, sest mulle tundub siin, et keegi võib kellegile mingit häma ajada, eriti see, et mul mingi hääl hakkab siin täpselt sellel ajal ära minema, kui ma neid asju mõtlen nagu, et mega kahtlane energia. Ja kui te olete ise mingites sükestes kahtlastes olukordades, siis usaldage pigem enda sisetunnet, et asi on kahtlane. Samas nüüd teise kaardina tuleb siit välja ka kohe karikate 4. Ja karikate 4 räägib mitmetest mingitest võimalustest või pakkumistest, aga ta nagu negatiivse poole pealt on siuke olukordade vältimise kaart või motivatsiooni puuduse kaart. Aga ta räägib mingist ühest hästi heast nagu võimalusest. Ja karikate 4 on nagu siuke kaart, mis ütleb, et kui te liigselt väldite nagu neid pakkumisi või võimalusi, mis teie suunast tulevad, siis te võite nagu ilma jääda mingist väga heast pakkumisest või võimalusest. Ma ei tea, mis asi see täpselt see võimalus või pakkumine või mis iganes asi siis on, aga igal juhul sellel on hästi siuke nagu positiivne energia, sest karikate 4 on hästi positiivse energia kaart. Et siin võib olla nagu justkui, et tuleb nagu palju erinevaid pakkumisi. Aga ja paljud nendest võivad mingid hämad olla, et ma ei tea, kui te siin mingi krüpto ja mingite siukeste asjadega tegelete, siis pigem praegu ei panustaks kaalud. Aga mingi hea võimalus pakkumine, midagi siin on. See võib ka olla mingi uus isik, romantiline mingi võimalus, sest karikad on enamasti emotsioonikaardid ja romantikakaardid. Muidugi nüüd läheb põnevamaks, sest kolmanda kaardina tuleb kaaludele välja karikate 5 ja ta tuleb karikate 4 kõrvale.
ehk siis 2 karikakaarti järjest samast mastist, see tähendab alati kaardi aspektis arengut ja kuna karikad on emotsionaalsed ja romantilised kaardid, siis peaks see tähendamagi kaalude jaoks mingeid emotsionaalseid või romantilisi arenguid. Nüüd aga karikate viis on ise tegelikult suhteliselt negatiivne kaart ja ta räägib negatiivsetest emotsioonidest, mingitest hirmudest. Ta on niisugune hästi tugevalt minevikule nagu tagasivaatav kaart. Ehk siis, kui keegi minevikust mingi laiali läinud sidesuhe, mingi inimene üritab minevikust nagu tagasi tulla teie ellu, siis see võib-olla ei pruugi olla kõige parem mõte, sest karikate 4 räägib mingist heast võimalusest ja pakkumisest ja ilmselt see ei saa olla mingi nii-öelda mineviku energia. Ja kuukaart on ka siuke kahe vahel olek, et te võib-olla oletegi siin kaalud kahe vahel, et kas minna nagu tagasi minevikku või liikuda edasi tuleviku suunas ja ilmselgelt peaks siin liikuma tuleviku suunas, sest ka karikate 5 on selline kaart, et kuigi ta on negatiivne kaart, siis ta ütleb seda, et inimene peaks pöörama ümber ja hakkama liikuma uues suunas, sest uues suunas ootavad uued võimalused ja valikud. Ehk siis siin on mitmuses veel neid võimalusi ja valikuid ja senikaua, kuni te hoiate nagu minevikust kinni, senikaua ei saagi need võimalused võib-olla teie suunas nagu tulla. Et mul on siin siuke tunne, et kaaludele kõige tähtsam on siis lasta lahti mingist negatiivsest nagu mineviku kogemusest, sündmusest, inimesest, suhtest. Vaatame, mis siin kuutara pakis tuleb lõpetuseks kaaludele. Ja hopsti, alustuseks lisakaartid ei saanud, teised tähtkujud siin on täna saanud algul neid lisakaarte, aga saite nüüd hoopis teisest pakist siis 2 kaarti, täpselt nagu lõvi tähtkuju siin paar tähtkuju tagasi oli ja tuleb selle peale ka kohe lõvi uue kuu kaart, mis siis ütleb, et confidence is key to your success ehk siis edukuse võti on enesekindlus ja te peategi olema endas kindel ja tegutsema ja mul ongi siuke tunne nii-öelda, et te teate, et te peate liikuma nagu kuskil uude suunda, aga justkui natukene minevik hoiab teid tagasi ja you're very close to achieving your goals. Ehk siis olete enda eesmärkide saavutamisele hästi lähedal, et siin ongi siuke tunne jääb ka nendest nagu kaartidest ja karikate 4-5 kõrvuti, mis tähendab siis kindlat arengut, et ongi selline tunne, et hästi vähe on nagu vaja ja siis on tulemas nagu muutused ja võib-olla see vähene, mis vaja ongi see, et on vaja mingi negatiivne emotsioon minevikust lahti lasta. Kaalud, see oli siis selleks korraks teie lugemine, visake pöidlanuppu, kui meeldis ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele skorpionitele. Ma ei tea, keegi üritab siin mingit pulli jälle, võib-olla mulle mingit seda kurgutšakra negatiivset energiat saata, et võib-olla kellelegi ei meeldi, et ma neid taro videosid teen. Siin huvitav, enne teie lugemist oli ka siin mingi imelik siuke kraapimine kurgus. Ma ei tea, vaatame, mis skorpionitele see novembri algus siis toob. Kas keegi varjab skorpionite eest midagi? Kas keegi tahab, et ma vaikiks? Ei tea, siuke imelik vahepeal on nagu osadel tähtkujudel justkui nagu hääl läheb ära või ma ei tea, naljakas. Aga esimese kaardina skorpionitel väljas väga võimekas kaariku kaart. Suur arkaan number 7, 7 on siuke strateegia ja taktika number numeroloogias, eks ju. Ja kaariku kaart muidugi räägib edukusest, võidukusest ja saavutamisest, aga kaariku kaart on hästi enesekindla energiaga kaart. Nüüd ma tean, ma hakkasin kurgus uuesti seda tunnet tundma, kui ma hakkasin selle kaardi nagu ühele negatiivsele tähendusele mõtlema samal ajal, kui ma rääkisin positiivsetest tähendustest. Ja negatiivne tähendus kaariku kaardil on see, et keegi võib meelega üritada teile halba nõu anda. Et teid enda teelt kõrvale meelitada või vales suunas siis nagu teid viidata, et te liiguksite vales suunas, mitte nii edukuse või saavutuse poole. Et jällegi, eks ju, tunnen seda tunnet kurgus naljakas. Olge natukene nagu ettevaatlik, kelle nõuandeid nagu kuulda võtate, et pigem kaariku kaart on selline kaart, mis ütleb, et jääge enesekindlaks, et olge endas kindel, tegutsege selles suunas, nagu te ise näete, kuhu te peate nagu liikuma. Ja kaariku kaart natukene võib olla siuke nagu mineviku ja tuleviku vahel kinni olemine, et justkui mingi negatiivne energia minevikust võib üritada teid nagu natukene minevikku tagasi tõmmata, aga te
peate sihikindlalt liikuma edasi siis tuleviku suunas. Ja selle peale teise kaardina Skorpionitel kohe väljas ka keisrikaart. Ja keisrikaart nüüd 2 suurt arkaani järjest, väga võimas energia siin Skorpionitel siis, aga keisrikaart on nüüd 100% meesterahva energiakaart. Tähendab ta mingit võimekat võib-olla meesterahvast, tegemist võib olla vanema meesterahvaga, aga ei pea olema vanem meesterahvas, võib olla mingi väga arukas meesterahvas. Samas nüüd jälle see on võib-olla siuke ohukoht, et keiser võib tähendada seda, et mingi arukas meesterahvas võib anda teile head nõu. Samas Kaariku kaart siin enne just ütles, et olge ettevaatlik, kellelt te nõu vastu võtate. Muidugi keisrikaart võib olla siuke isa energia, võimekas mees ülemuse energia, võib ka tähendada võimuorganisatsioon, eks ju, et selles mõttes olge ettevaatlik, ärge ise mingeid rumalusi või lollusi tehke, aga siuke põnev energia, muidugi meesterahvastel on võimalik siin endal saavutada hästi võimekas energia. See läheb Kaarikuga kokku küll, eks ju, stabiilsus, turvatunne. Muidugi naisterahvaste jaoks on võimalik, et see võib tähendada stabiilset, turvalist, austajat partnerit ja tegemist võib tõesti olla mingi siukse kuulsuse, tuntuse energiaga, et omal alal see inimene võib justkui olla nagu tegija. Ma ei tea, millega see inimene siis tegeleb, aga võimekas energia, aga 100% siis meesterahvas. Nüüd kolmanda kaardina on Skorpionitel välja anda siin maagikaart. Ja kõik 3 kaarti on siis suure arkaani kaardid siin järjest. Ehk siis ma ootaksin Skorpionitele väga võimsat muutust, eriti meestele. Mehed võivad teha siin mingi meeletu suure enesearengu läbi. Maagikaart ütleb, et teis on kõik olemas selle jaoks, et saavutada see, mis te soovite saavutada. Maagikaardiga muidugi on tähtis tegutseda, tähtis on suhelda, tähtis on manifesteerida, varsti on täiskuu, väga hea aeg manifesteerimiseks ja samas siis 4. asjana, kõige tähtsama asjana on siis usk ja just usk iseendasse ja enda võimalustesse, et te suudate nagu luua endale selle olukorra ja tegutseda selle olukorra nagu nimel. Ja kui te nagu nii juba tegutsete, siis mingi areng peaks sealt nagu toimuma, et isegi kui ei toimu mingit täielikku arengut, siis te õpite sellest olukorrast ja see tähendab ikkagi arengut. Et nagu ma ütlesin, et igal juhul toimub siin mingi areng. Suuremad võimalused on meesterahvastel, muidugi naisterahvaste jaoks võib see tähendada samamoodi mingit nagu arengut ja läbi mingi arengu võib see teid kokku viia mingi võimeka nagu isikuga, aga natukene tasub ka siis ettevaatlik olla, et kellelt te nõu nagu võtate kuulda. Et tõesti siin natukene Kaarikus see negatiivne pool hoiatab, samas kõik kaardid, mis välja tulid, on positiivse energiaga kaardid ja veel suure arkaani ehk võimekad energiat. Nii et ma ootaksin Skorpionitele väga võimsaid positiivseid muutusi. Isegi kui keegi teine neile seda ei soovi. Mul millegipärast siin tundub, et keegi nagu soovib, et teil ei läheks nii hästi, kui teil läheb, Skorpionid. Naljakas. Mulle siin kurat, kui veel tulevad need kurku siuksed kraapimised, siis aina rohkem positiivseid asju ütlen, et see ongi see, et tegelikult kui keegi üritab kellegile nagu mingit negatiivset energiat saata, siis tasub ise jääda nagu hästi positiivseks ja suhtuda ise nagu sellesse asja nagu siukse poolnaljaga ja siis tegelikult see juba kahekordselt nagu lükkab selle energia sellele saatjale tagasi. Nii et bring love into situations kaart ehk siis tooge olukorda armastus läheb väga hästi kokku selle jutuga, mida ma praegu rääkisin, sest tõesti tasub jääda nagu positiivseks ja ei vaadanudki ise seda kaarti ja täpselt nii hästi läheb kokku, nii et Skorpionid, püsige positiivsed, siis tuleb ka positiivne areng. See oli selleks korraks teie lugemine, kindlasti visake pöidla nuppu, kui meeldis ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele hamburitele ning vaatame siis üle, mis on siin tulemas teile novembri alguses ja mis on tulemas siin hamburitele. Mis on tulemas hamburitele ja 3 kaarti ilusti olemas. Muidugi kõik kaardid nüüd tagurpidi. Alustame siis õiges järjekorras, nagu nad tulid. Ja hamburid alustavad võimsa energiaga müntide 9. Müntide 9 on siuke külluse, viljakuse, võib-olla luksusliku elu kaart. Et kui te veel ei ole saavutanud seda energiat, siis on potentsiaal saavutada siuke hästi rikkalik, külluslik energia. Tähendab ta head loovust ja leidlikkust, aga tugev raha või siuke materiaalne energia. Muidugi müntide 9 on natukene siuke üksiku isiku kaart.
aga alati tegelikult müntide 9 ütleb, et see võib ka tähendada seda, et on võimalus, et siin tuleb ootamatult mingi kutse või mingi netisuhtlus või midagi, sest see külluse energia on hästi positiivne energia ja külluse energia võib ka tähendada armastust, et võimalusi peaks olema. Nüüd muidugi teise kaardina ütleb see võib-olla ära, mis on vaja teha, sest teise kaardina on väljas õnneratas. Ja õnneratas ütleb, et võib-olla te olete liiga kauaks jäänud koha peale seisma ja see peaks teid tegema nagu ettevaatlikuks. Sest õnneratas ütleb, et kui te jääte liigselt kauaks ühe koha peale seisma, siis võib teid hakata saatma nagu ebaõnn. Ja mingid olukorrad võivad nagu sootuks ära lõppeda, aga samas, kui te ise tegutsete, peaks õnneratas teid saatma hea õnnega ja andma teile uusi võimalusi, uusi valikuid ja nii edasi. Ehk siis igaüks on enda õnne nagu sepp kaart. Nii et kui te olete või tunnete ennast, et te olete nagu jäänud koha peale seisma, siis tasub edasi tegutseda. Et oluline ei ole see, et te kiiresti tegutseksite, vaid oluline on see, et te lihtsalt tegutseksite edasi. Et ei ole vaja siin nagu üle mõelda või hakata nüüd mõtet, et olen seisnud siin koha peal 2 kuud, nüüd hakkan täiega suruma. Et see on nagu trennigagi, et ei saa niimoodi, et pole aasta aega trenni käinud ja siis teete iga päev ja et vaikselt tuleb alustada ja liikuda, et pidev progress on parem kui siin ennast kiirelt surnuks töötada uuesti, on ju. Kolmanda kaardina on siis välja anda hamburitele ka maagikaart. Täiskuu on siin varsti tulekul, eks ju, väga hea aeg võib-olla on siin manifesteerida hamburitel. Maagikaart ütleb, et teis on kõik olemas selle jaoks, et te saaksite olla edukas või võidukas või mida iganes te siin endale manifesteerite. Muidugi seal pea taga on sellel maagikaardil inimesel jällegi üks münt, on ju, ja teil oli siin müntid 9 ja 9 on siuke lõpetamiste energia, kui panna sinna see üks münt juurde, siis tuleb 10. Ehk siis müntide 10 jällegi kokkuvõttes tähendab mingit uut külluslikku tsüklit või algust ja mul ongi siin tunne, et hamburitel on võimalik luua endale see uus positiivne tsükkel. Nad peavad suhtlema, nad peavad tegutsema, nad peavad manifesteerima ja te peate uskuma enda võimalustesse, iseendasse ja kui te ise usute ja tegutsete ja suhtlete ja manifesteerite, siis tundub, et maagikaart ütleb, et teie jaoks on siin nagu kõik võimalik, et see, mida te ise endale üritate luua, siis sellega ilmselt loote. Ja vaatame lõpetuseks, mis tuleb siit kuutara pakist hamburitele. Mis on siin lõpetuseks tulemas ja tuleb 2 kaarti. You are good enough ehk siis sa oled piisavalt hea. See on enamasti selline kaart, mis ütleb, et võib-olla mineviku sidemed, suhted on pannud teid ennast alla hindama, et kindlasti ei tasu siis nagu ennast alla hinnata. Ja teine kaart, the answer you need are coming. Ehk siis mingi vastus küsimusele, mida te ootate nagu, et mingid vastused on nagu teie poole teel, et ükskõik siis ise teate paremini, mis küsimustele te vastuseid ootate, aga tundub, et siin väga pikalt ei ole vaja enam oodata. Hamburid, see oli siis selleks korraks teie video, kui meeldis, pange ikka pöidlanuppu ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele kaljukiitsedele ning vaatame siis üle, mis on tulemas siin teile novembri alguses. Ja mis on tulemas kaljukiitsedele novembri alguses? Mis on tulemas? Huvitav, siin üks kaart jäi paki vahele, aga läks tagasi. Ja novembri algus, viimane kaart nüüd peidab ennast ära. Aga kaljukiitsed, esimese kaardina on siin teile välja anda karikate 5. Ja annan ka kohe välja teise kaardi, sest nad on hästi sarnased. Teise kaardina on siin välja anda rippuv mees või poodu, mis on siis suure arkaani siuke nagu võimsam energia. Karikate 5 alustuseks, ta on segaste tunnete ja emotsioonide kaart, ta on natukene siuke nagu kurbuse kaart, aga hästi tihti karikate 5 on siuke nagu minevikule tagasi vaatamise kaart. Ja karikate 5 ütleb siin, et kellelgi oleks vaja lahti lasta mingist nagu negatiivsest mineviku emotsioonist. Et ma ei tea, mis see täpselt teie jaoks nagu on, aga see negatiivne emotsioon oleks vaja nagu vabastada. Et karikate 5 ütleb enamasti, et uues suunas ootavad uued võimalused või valikud, et see võib siis olla seotud mingi minevikus oleva mingi romantilise sideme või suhtega. Ja te ei ole midagi nagu lahti lasknud võib-olla. Samas nüüd teise kaardina see rippuv mees või poodu.
see on hästi võimas nagu energia, et see võib tähendada mingit segadust või palju asju võib toimuda nagu korraga samal ajal. Aga see kaart tegelikult ütleb seda, et tuleks säilitada selge meel ja mõistus ja tasub nagu rahulikuks jääda. Kindlasti see kaart ütleb, et ei tohiks nagu liigselt kiirustada ja vastu võtta mingeid olulisi või tähtsaid otsuseid, eriti siis, kui te olete, ma ei tea, emotsionaalne või kurb või kuri, et see on kõige halvem hetk. Et pigem tasuks siin nagu maha rahuneda, et see on sihuke läbimõeldud otsuste ja valikute kaart. Et liigselt ei tasu tormata. Ja võib-olla selle kaardiga nagu endapoolne nagu soovitus oleks see, et võib-olla üritage mitte liigselt palju tähele panna seda müra, mis teie ümber nagu toimub. Et üritage ennast rohkem nagu välja lülitada, et kui keegi midagi muliseb või ei ole üldse oluline, eks ju, siis lülitage ennast välja, justkui elage natukene enda mõtetes siis või enda peas ja andke nagu aega iseendale. Et siin võib-olla inimesed üritavad ka teile tekitada sihukest nagu segaduslikku olukorda. Et midagi sihukest siin võib olla, sest kaks nagu hästi sarnast sihukest segaste emotsioonide või tunnete nagu kaarti. Et mingi meelte segaduse periood võib teil siin olla, eks ju, aga tasub siis jääda rahulikuks ja teha läbimõeldud otsuseid, valikuid ja noh, kolmas kaart siin tuleb juurde, on ju. Tuleb kaljukiitsedele välja ka karikate 7. Ja noh, karikate 7 on nüüd mitmete võimaluste ja valikute kaart ja ta on suurte ootuste ja lootuste kaart. Aga samas karikate 7 on ka sihuke kaart, mis nagu hoiatab, et kõik võimalused või pakkumised, mis teie suunas tulevad, ei ole kindlasti nagu positiivsed. Et on ka kindlasti seal palju siukseid negatiivseid olukordi ja pakkumisi ja inimesi, aga ta ütlebki siis jällegi, et ei tasu kiirustada, tasub teha läbimõeldud otsusvalik ja karikate 7 on veel siuke kaart, mis tegelikult räägib nagu mingitest mineviku nagu tsüklitest. Ja see kaart ütleb, et kui te teete nagu vale valiku või lähete nagu vales suunas edasi, siis te võite teha nagu sama lolli valiku, mis te tegite minevikus ja siis te võite korrata mingit tsüklit. Nii et ärge tehke samu vigu, mida te tegite nagu minevikus, et võib-olla on mingi sisetöö siin tegemata, eks ju, ja läbi selle sisetööde nagu saate teada mingi teatud tõe ja see avab teie silmad ja siis te saate aru nagu, et mille osas te seda nagu lolli valikut ei tohiks teha. Vaatame, mis siin lõpetuseks tuleb Kaljukiitsele Kuutaro pakist. No nii, ja kohe kiirelt hüppas siit välja kaart, mis ütleb tasakaalustage spirituaalsus ja praktikaalsus. Ehk siis tasub kindlasti, noh, see on võib-olla huvitav, et kuna siin on siuke nagu kiirustamise energia või võib-olla teil on seal nagu keegi surub nagu takka, eks ju, võib-olla on mingid tähtajad, et siis tõesti siis ei jää midagi muud üle, kui on vaja kiiresti teha. Aga siis just see spirituaalsus ja praktikaalsus on ju, et ma vahepeal ise, kui ma tean, et mul on mingi hästi pingeline päev, kus ma pean hästi palju asju tegema ja ma ei tohi midagi ära unustada, siis ma hommikuti natukene mediteerin mingi 5 minutit, nagu rohkem ei olegi vaja ja ma panen mingid hertsid tööle selja vastu seina, istun voodis nagu ja kuulan neid hertse ja siis panen silmad kinni ja mõtlen läbi enda päevaplaani, et nii, et esimese asjana ma tõusen nüüd voodis, siis ma lähen pesen hambad, siis ma panen riide, noh, ma mõtlen kõik need plaanid läbi, eks ju, ja samamoodi kuni siis tööpäevani ja tööpäeva lõpuni, kui need pingelised kõik asjad nagu lõpevad. Ja tegelikult, kui te mõtlete need asjad läbi juba ühe korra enda peas hästi kiirelt, siis kui te lähete ja päriselt neid asju hakkate tegema, siis kõik tuleb kuidagi nagu lihtsamalt. Et olen ise tähele pannud ja paar korda ei ole alati toiminud, aga mõnikord on nagu väga hästi toiminud siuksed asjad, et tasub enda plaanid nagu läbi mõelda, ei maksa liigselt kiirustada ja üritage negatiivsetest emotsioonidest vabaneda ja ärge liigselt palju laske teistel ennast häirida mingi mõttetu mulaga. Kaljukiitsed, see oli siis selleks korraks teie lugemine, kui meeldis, pange pöidla nuppu ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele veevalajatele ning vaatame siis üle, mis on siin tulemas teile novembri alguses ja mis tuleb siin veevalajatele. No nii, 3 kaarti nüüd väga kiirelt väljas, muidugi teise kaardina vist laua peale tulev kaart tahtis ennast kohe esimesena näidata ja veevalajad, see on teile siis õigluse kaart. Nüüd õigluse kaardil on hästi positiivne nagu siuke positiivne ja võib-olla ka aus energia, eks ju. Et see on universumi nagu siuke aususe kaart, mis ütleb, et universum paneb asjad paika niimoodi, et ausus ja õiglus võidaks. Ja noh, muidugi see kaart soovitab teil olla aus ja õiglane enne kõik iseendaga ja siis ka teistega, aga ta võib rääkida positiivsetest uudistest ja ta võib öelda ka nagu seda, et kui te siin mingis olukorras olete jäänud kannatanuks, ma ei tea, mis olukorras täpsemalt, aga see kaart ütleb, et lõppkokkuvõttes
lõppkokkuvõttes teie peaksite nagu mingist siuksest halvast ja raskest olukorrast tulema välja nagu võitjana. Et ma ei tea, mis see teie jaoks on, igal juhul tundub, et mingid positiivsed uudised. Ja vau, teise kaardina tuleb veevalaja jaoks välja karikate äss. Ja muideks tänases lugemises ei ole mitte ühtegi ässa kaarti välja tulnud. Küll siin esimestel, ma ei tea, 5 või 4 tähtkujul oli see, et tuli nagu kaardipakki segades mingi lisakaart seal alguses välja. Aga äss, täiesti teistmoodi energia, jällegi põnev veevalaja ka minu jaoks, et seletada nüüd mingit sükest kaarti, mida täna ei ole laual olnud. Karikate äss on siis üks suurimaid siukseid romantiliste energiate kaarte. Olemasolevatesse sidemetesse kindlasti teda tähendab mingid järgmisi etappe, siis eriti võib-olla rasedust ja abielu. Aga kindlasti on see ka mingi kokkukolimise võimalus, et siin on hästi palju harmooniat ja siin on siuke tasakaalu ja turvatunde energia. Kindlasti hästi palju nagu emotsioone siis ja vallalistele inimestele võib see siis tähendada, et teie ellu võib tulla siis uus romantiline partner, kellega teil on võimalus kogeda siis sellist nagu mingit ekstra romantilist, ma ei tea, tsüklit mulle tundub. Et võib-olla siin ongi, et minevikus saite petta või haiget või midagi siukest ja universum nüüd toob teile siis väärilise austaja. Ja 3. kaardina on veevalajal siin tulnud välja kohtukaart ja huvitav õiglus ja kohtukaart. Ma ei mäleta siin täna mingil teisel tähtkujul seal alguses, võib-olla minge vaadake, kas mingi sõnn või kaksik või vähk või kellelgi oli, kurat, kaalud ei olnud. Kellegil oli täpselt need samad kaardid, aga vastupidi, et esimene kaart oli kohtukaart ja viimane kaart oli õigluse kaart. Mingi tähtkuju ja sellega võib siin veevalajal olla mingid sidemed, võib-olla see on teie karikate äss siin. Ma ei tea, kas sõnnid, kaksikud, vähid, võib-olla see oli jäär kõige esimene tähtkuju. Et vaadake, klikake võib-olla läbi veevalaja, et äkki leiate sealt teisest lugemisest ka mingid sõnumeid. Igal juhul kohtukaart on siuke tegelike tõdede kaart ja avastuste tegemise kaart. Spirituaalne ärkamine muidugi siuke hästi suur just see eneseavastuse energia, et te võite avastada endas ka mingid võimed või mingi hästi hea taju, hakkate teisi inimesi võib-olla paremini nagu läbi nägema või siis ka olukordi ja tänu sellele mingi selgusele või tõele või avastusele see kaart nagu ütleb, et kellelgi on võimalik lahti lasta siis mingist negatiivsest mineviku, mis iganes see on, hirm, olukord, inimene ja kuna on see õigluse kaart ka nagu väljas, siis võibki siin olla see, et te midagi saate teada ja tänu sellele siis toimubki siin mingi suur muutus ja tänu sellele muutusele siis keegi läheb mingisse hästi külluslikku romantilisse energiasse. Et väga huvitav veevalajad, et ma ei tea, tõesti siin võib olla seal mingi seos selle kuskil seal tänase eelmise tähtkujuga ei pruugi, aga huvitav igal juhul, et 2 sama kaarti teistpidi järjekorras ja keskel karikate äss, tänane esimene äss. Lõpetuseks vaatame, mis siin veevalajatele tuleb veel kuutaro pakist. Ja mis siin meil on? Üks kaart siit välja kukkus ja communication is key. Ehk siis suhtlus on asja võti ja väga võimalik, et siin ongi see, et veevalajad ärge liigselt kartke, tehke ise suu lahti, hakkake suhtlema. Te elate võib-olla praegu teadmatuses, raiskate lihtsalt aega, aga piisab sellest, et ise alustate suhtlust ja te saate kohe enda küsimustele nagu vastused. Võib-olla te olete huvitatud mingist inimesest, aga te kardate seda esimest sammu teha. Võib-olla see inimene on just teist ka huvitatud, kardab ka seda esimest sammu teha ja kui keegi selle esimese sammu ära teeb, siis saavad asjad kohe edasi liikuda või siis ühele inimesele meeldib, keegi teisele ei meeldi ja siis ta saab vähemalt selguse ja saab ka teada seda, et ta saab uues suunas nagu edasi liikuda. Aga pigem mulle tundub siin, et siin võib meeldiv üllatus kellegi jaoks olla siis mingis olukorras, et mingi suhtlus võib kaasa tuua mingid positiivsed uudised, positiivsed avastused, mingi teadlikkuse ja samas siis ka karikate ässaga romantilised energiad. Veevalajad. See oli siis selleks korraks teie lugemine, kindlasti visake pöidlanuppu kui meeldis ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele kaladele ning vaatame siis üle, mida see novembri algus on toomas teile. Ja mis siin tuleb kaladele, novembri alguse energiat kaladele, mis on kalade poole tulekul ja hopsti 3 kaarti ja täiesti teistsugune energia selles mõttes, et ükski nendest kaartidest, mida ma hetkel näen, ei ole täna veel lauale tulnud ja kaaludele esimese kaardina tuli välja siis karikate paas.
baasid on enamasti siuksed nagu nooremapoolsed või nooruslikud energiad, et kindlasti, kuna see on siuke romantika energia, siis võib see tähendada kellelegi nooremapoolset romantilist austajat. Tegemist ei pea olema nagu noore inimesega, aga hingelt võib-olla noore inimesega, et nooremapoolne või siuke noorusliku energiaga austaja, romantiline partner, ma ei tea, keegi võib enda tundeid teile avaldada. Samas see on hästi tugev siuke nagu intuitsioonikaart, et võib-olla te peate siin mingite inimestega tutvudes usaldama enda sisetunnet ja intuitsiooni, et võib-olla sisetunne või intuitsioon ütleb teile väga hästi ära, mis inimestega on tegu. On need siis negatiivsed või positiivsed asjad, eks ju. Samas teise kaardina on kaladel väljas ka hästi positiivne müntide kuus. Ja müntide kuus on siis siuke üllatuste või kingituste kaart, muidugi hästi positiivne rahakülluse, jõukuse energia. Tööalastes olukordades võib tähendada seal mingid palgatõuse või üllatusi, on ju, preemiaid. Samas müntide kuus, ta on ka raharingluse kaart, et võib ka tähendada andmist ja kaotamist, et on võtmiste ja andmiste kaart ja võitmiste ja kaotamiste kaart. Aga raharinglus ja kuna tal ikkagi on nagu positiivne energia, siis tihti nagu suhete puhul, ükskõik mis suhete on need siis romantilised sidemed, sõprussidemed või tööalased sidemed, siis see tähendab võrdset panustamist. Ehk siis võrdne võtmine ja andmine, et ongi see, et kui te ise panustate mingisse olukorda 100%, siis te saate ka sealt vastu 100%. Kui te panustate 50%, siis saate ka tagasi 50%, eks ju. Et mingi hästi positiivne siuke nagu tasakaalukas side või suhe võib siin olla või tekkida mingi nooremapoolse austajaga. Ja vau, kolmanda kaardina tuleb kaladele välja ka Hierofanti kaart. Ja Hierofant on nüüd siis spirituaalse abielu nagu kaart. Ta räägib traditsioonidest ja sidemetest ja suhetest ja ma ise ka ütlen, et see on siuke nagu lepinguliste liitude kaart. Et ta võib tähendada mingit töölepingut, kui te teete enda nii-öelda tööd kirega, ehitategi enda karjääri, on ju, aga tihti ta ikkagi on siuke abielu nagu kaart. Et lepingulised liidud, igal juhul suured ja tugevad liidud on siin nagu võimalikud. Muidugi ma ütlen, et kuna siin on see müntide kuus ka ees, siis ikkagi võib see tähendada paljude jaoks mingeid uusi tööalaseid lepinguid, kus siis tegelikult tundub, et on väga hea nagu võimalus siis, et kui te ise olete laisk inimene, ei viitsi tööd teha, siis saate vähe palka, aga tundub, et see ettevõte võib olla nagu siuke, et ta näeb teie nagu väärtust, kui te ise nagu panustate. Et mingi siuke hea energia siin on. Ja võib siis ka toimida täpselt sidemete või suhetega, et kui ise olete armastav ja hooliv, siis on ka partner täpselt selline. Et väga positiivne energia. Vaatame lõpetuseks, mis kaladele siit tuleb Kuutara pakist ja mis on siin lõpetuseks tulemas. Ja tuleb siuke kaart, mis ütleb, et kalad on aeg minna magama. Your commitment is being tested. Ehk kellegi pühendumine on pandud siin proovile. Ma ei tea, kas see on siis teie või kellegi teise. Aga võib-olla siin ongi siuke nagu energia, et pingutage veel nüüd, et mingi viimane lõputest on vaja ära teha ja siis saab nagu universum teile midagi anda või usaldada. Et ma ei tea, võib-olla siin testitaksegi siis kas teid või siis seda inimest, kes teiega siin nagu seotud peaks olema. Et kellegile tehakse hetkel mingit viimast testi, et saaks siis tekkida mingi tugev liit või suhe või side või mis iganes. Kalad, see oli siis selleks korraks teie lugemine, kui meeldis, visake pöidlanuppu ning kohtume varsti taas.